kodanikumeedia. Ma arvan, et see läheb kuhugi Delfisse üles. Siis sa rääkida, näitus. Siimone tervis, kes sai riigi maasikate teed ja tahab öelda, et silmad selle näituse alusel tükk aega näinud nii sõnakeskselt meid. Kõik nagu võtab veel sõnad. Sõna kõimib selle struktuuri sisus ja siin. Mul on nagu tänuline nime kuskil paberi peal, paljud nimed ei ole siin kirjas, et see vist peaks olema seina peal, kus kuidagi jõud. Täis videos, stand-upid, mis põhimõtteliselt on kõne, siis mul on ka selline tunne, et mul on ükskord nagu privileeg, mitte nagu ise nagu hoolitseda oma galeriis teiste kunstnike eest, vaid ise hoolitseda minu eest. Ma arvan, väga oluline osa on sellel minu ema õpetussõnadel. Mis pealkirjaga on nii skulptuur kui üks stand-up, mis on esinetud videokujul. Ja ma arvan, et see on küll üks asi, stand-up ja seda skulptuuri siin näitusele pealkirja, mis on kogu territooriumisega kokku seotud. Ma arvan, suhteliselt nagu klassikaline lavakunsti vorm, et see on tavaliselt esineja, põhirõhk on tekstil. Stand-up komöödia on ülipopulaarne praegu maailmas, tegelikult on see aastakümneid praegu eriti, tavaliselt see võib võtta nagu komöödia või huumorina. Mulle tundus hea mõte hakata nimetama oma etenduse stand-up tragöödiateks, kuni ma loomulikult avastasin, et tegelikult ka selle nalja peale on keegi juba aastakümneid varem tulnud. Ja väidetavalt on isegi olemas žanr nimega stand-up tragöödia, mille eesmärk erinevalt stand-up komöödiast ei ole publikut mitte naerma ajada, vaid hoopis nutma, vastupidi. Naljaks, mida vanem olen, seda rohkem hindab komöödiat. Vänguga videot, vehtima kätmega liimun. Praegu on täitsa kuidas. Tegelikult ei kuulnud nii, ta jääb niimoodi üle. Ma lihtsalt mõtlesin, et peab lõhma just, et siis vahel. See on võib-olla lihtsalt viide selle materjali, mis valgselt pidi olema. Et selle skulptuuri esimene versioon, skulptuur õpetussõnadel oli kaetud karamelliga paksult. Ta oli, ma arvan, suhteliselt filigraanne, nägi välja, ma keitsin Soomes Mäntas suurel kuraatori näitusel, mille teema oli Austame ema ja isa, siin natukene aasta tagasi, ma kutsuti sinna. Ma põhimõtteliselt töötasin seal päevi, et katta seda kuju erinevat värvi paksu karamellikihiga. Ma moodustasin nired, sellised tooni erinevused, see oli tohutu töö, ma hävitasin 4 klinti. Võib-olla selle kuju katmine sellise karamellikihiga ja seesama filigraansuse tagaajamine, mille aeg on ikkagi üsna üürike, et ka see Soomes ma lootsin, et see karamell kaun vastu tegelikult ta sulas, otseses mõttes sulas põranda ümber kuju maha, näituse lahtilugu ajamise või 4 kuud. Kaardil on 5 videot, mis on valminud natukene aasta jooksul. Erinevatest stand-up'ist. Ma osalen põhiliselt Eesti või mõned välisvälised.
milliste väärtushinnangutega sa siin näitusel tegeled üleüldse? Kuna meil sooidentiteet, põlvkonnad, enesekehtestamine, võib-olla eri kunstivaldkonnad natukene, New Age, keskea kriis. Piitahtel on osa sellest näitusest, mu ema elu jooksul mulle antud õpetussõnad on otseselt mingis graniiti raiutud. Et neid käske on siis esimene need ära abielu kunstnikuna, teine naine peab alati olema palju parem mees, kolmas on, et alati meeles, et enamus kunsti ajaloolised naised ning loomu poolest nad eelistavad meeskunstnikke. Neljas on, inimene peab maalima iga päev. Halbates filmides kunstnikud ootavad inspiratsiooni. Ja viies on see, et Eestis igaüks, kes elab piisavalt kaua, on klassikuks. See kuju, mis on olukorda Taanist. Siin on ta sellisel kujul, nagu ta oli Kultuurides Polomeri katuse aias, kus me hoidsin seda üle talve. See on tehtud talviseks ajaks mõeldud makrofleksist. See on tegelikult ehituspoe materjal, mida ma olen kasutanud. Ta algselt oli kaetud paksu karamellikihiga, mis kõik hävis. Polomeri katus oli viin, juul, tormid, lumi. Otsustasin, et ma ei katta seda rohkem karamelliga, et ta on mõnes mõttes nagu naljakas, et ta algselt oli nagu see filigraanne kuju, mis nüüd on mis on saanud iseenda sketši, et siuke vastupidi liikunud, et ta on nagu mingi sketši, mis on see idee tuleb välja, tõsiselt kannatada saanud seda materjali, ütleme mingi odavus või robustsus ka, et see makrofleks on olukorda ta ehituspoe materjal, et see tuleb siin palju rohkem välja kui siis, kui ta on filigraanselt kaetud erinevad karamelliga. See ei tea üldse, tegelikult meil pole piiri ja kus loomad siis oli mu rinna külge nõelutud ja nagu see on näha, siis see meditsiiniline nõel on meil sai silt. Siin on üks hetk etenduse käigus, mille nimi oli kontaktimprovisatsioon. Aga siin selles näituse kontekstis, et kas sellel on mingisugune eraldi sõnum ka peale? Mingi äratõlpisrõõm, et see silt lits on ju. Ja mulle tundub see aastal ka päris mõnus, sest teada, et on juba, kui sa oled selle video üles teinud ja ära vaadanud, et kui sa tunned selle ära, siis see on nagu videos.